Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam. Tere armsad! Et seekord räägin ma teiega hoopiski Bangladeshist, nii üllatav kui see ka ei ole. Et meie väikene 2-nädalane reis selles riigis hakkab lõpule jõudma, homme sõidame tagasi Indiasse. Ja ehkki ma ei olnud üldse kindel, et ma siin tahan midagi kaamera ees rääkida või kas selleks aega jätkub, siiski täna õhtul, sellel viimasel õhtul tuli lihtsalt selline vaimustus peale ja ma mõtlesin, et ma pean nagu rääkima sellest, mis siin toimub ja mis sellega nagu minu mõtetes kaasneb. Et no Bangladesh oli kunagi ju India osa, siis peale teist maailmasõda sai temast eraldi riik. Aga kultuur on siin moslemi kultuur. Et see on islamiriik ja umbes 10 või 12% erinevatel andmetel on siis ka hindusid ja ka vaisnavaid, kes on siis selline üks, võib öelda, hindude liik, kuigi ega see termin hindu ei ole ju kaugeltki mitte täpne. Aga siin ma nüüd siis olen ja ma ütlen, et ma olen sellest riigist vaimustuses, ma olen siin korra varem ka reisinud 4 aastat tagasi. Ja see maa on lihtne, vot see mulle meeldib. Külades võib siin näha tegelikult isegi sellist eluviisi, mida viljeleti siin ilmselt ka 1000 aastaid tagasi. Erinevused on ilmselt väga väikesed, sest tänapäevani siin konkureerselt selles külas, kus ma praegu olen, siin ei ole isegi elektrit enamus majades. Tagapool võib kõrgepingeliini küll näha, aga enamus majades elektrit ei ole, et see on ikka rohkem selline tööstustele mõeldud, kuskil kaugel vabrikutes on elektrit vaja. Ja siin mõni üksik on endale vedanud elektri sisse, aga paljud saavad hakkama ka küünlaga ja mõnel on siis mingi selline mootorrata aku või midagi ja sellega teeb siis väikese valguse omale tuppa ja sellest piisab. Aga miks ma sellest räägin, on see, et selline deviis eksisteerib, et lihtne elu ja ülev mõtlemine. Et selles on nagu iva. Et elu ei pea olema komplitseeritud, elu ei pea olema kõrgtehnoloogiline, et see mõtlemine, kuidas inimene mõtleb, see peaks olema selline kõrgelennuline. Aga elu võib olla lihtne. Ja siin inimesed söövad kätega ja lusikaid, nuge, kahvleid eriti ei tarvitata. Ja mis selles halba on? Et meie oma rikutud lääne mõtlemisega võime mõelda, et see on selline metslaste komme, aga ei, tegelikult seedimine algab kätest, ütleb Ayurveda, sõrmedest, et sõrmedega tuntakse, kui kuum toit on ja sõrmedega saab teda väiksemaks muljuda ja nii edasi, et seedimine algab sealt peale, ei pea kohe kõige suuremaid tükke suhu saatma ja sealt edasi makku. Aga see selleks, et mõtted, mis minus tekkisid, on need, et mul tekkisid mõtted illusioonist, illusiooni olemusest, et mis asi üldse on illusioon, kuidas ta töötab. Et kui ma siin riigis liigun, siis mida ma näen, on see, et inimesed saavad ilma elektrita ja ilma bensiinita ja bensiinimootorita suurepäraselt hakkama, et siin külas ma ei ole näinud ühtegi autot. Ma olen siin olnud vist 3-4 päeva juba ja siin ei ole autosid. Siin on mõni üksik mootorratas ja nüüd on tekkinud ka paar riksat, mis on siis elektrimootoriga. Et kusagil nad neid laadida saavad, külakeskuses ikka elekter on, aga kaugemas äärtes ei ole. Aga huvitav on see selle poolest, et kui me mõtleme nüüd ajas ennast natuke tagasi, et mismoodi see elekter meie ellu tuli ja kuidas see nafta ja bensiin ja kõik meie ellu tuli, siis ühel kaunil päeval keegi avastas, et mina saan kasutada elektrit näiteks jahu jahvatamiseks. Enne olid meil vesiveskid ja tuuleveskid ja võib-olla ka mingisuguse päris käsikiviga seal jahvatati. Aga üks härra siis leidis, et võtab elektrimootori ja jahvatab sellega jahu ja et niimoodi on palju kiirem
ja ta jaksab palju rohkem ära jahvatada ja selle tõttu ta saab endale suurema turuosa, et see on hästi populaarne sõna, turuosa. Inimene sai endale turuosa ja muutus siis seeläbi õnnelikumaks enda meelest. Aga noh, kauakest see rõõm tal kestis, et eks peatselt tulid ju kõik teised järgi ju. Et natukese aja pärast olid juba kõik veskimehed elektri peale üle läinud ja tuuleveskeid polnud enam vaja, vesiveskitest rääkimata ja kõik jahvatasid elektritega ja nii on paljude asjadega, noh, võtame kas või kodulehe internetis, ma mäletan, kuidas 90ndate alguses või keskpaigas tuli selline suur vaimustus, et nüüd peab iga firma internetti kolima, et sa oled ikka pead olema internetis kättesaadav, et muidu sind ei leita ülessegi ja need, kes on internetis, et need saavad tohutu konkurentsieelise ja kõik kolisidki internetti. Ja siin on jälle sama efekt, et need, kes esimesena internetti läksid, nendel võib-olla tõesti oli mingisugune konkurentsieelis, kes oma kodulehed üles panid aga kõik tulid ju peatselt järgi ja täna on ju praktiliselt kõik internetis, võib-olla mingi nurgapealne juuksur ei ole internetis, tal ei ole seda lihtsalt vaja. Tema klientidel ei ole ka seda vaja. Ja niimoodi see ärikene käibki siis selles maailmas, aga jälle läheb aastake 2 või 3 mööda ja kui kõik on internetis, siis ju seda konkurentsieelist ei ole, et siis saab sellest kodulehest lisakulu. Täpselt nii, nagu saab veskimehele sellest elektrimootorist lisakulu, et kui enne veskimees sai ju hakkama kõigi nende vahenditega, mis tal endal olemas olid, siis nüüd ta peab elektrit ja kuskilt ostma, kui ta seda ise just tootma ei hakka põlve otsas, aga ja sama asi kodulehega, kulud ei ole võib-olla suured, aga ikkagi kodulehe ülalhoidmiseks on ju ka ressursse vaja. Ja võtame selle sama nafta või bensiini või enne ju kündsid inimesed põldu härgade abil, hobustega, isegi lehmadega siin künnavad. Et siin on see täna päevani nii, aga nüüd tuli siis mängutraktor ühel kaunil päeval, eks ole, et jälle sama argument, traktoriga saab palju kiiremini, saab palju rohkem, tal on rohkem jõudu, ta ei, saab ka sealt läbi, kust võib-olla hobune ja härg ei saa. Ja tõesti, sa saadki omale konkurentsieelise, kui sa oled esimene mees külas, kellel traktor on, aga see ei kesta kaua, teised tulevad järgi paari aastaga ja võib-olla 2-3 aasta pärast on teine mingisugune maania ja siis oled sina see, kes rongist maha jääb. Et tegelikult see kõik on illusioon, selline tehnoloogia järele jooksmine ja selline asjatu võidujooks. Et kokkuvõttes sellel talumehel või ütleme, et külal tervikuna ei ole ju jahu rohkem vaja, sellepärast, et kuskil elektrimootor ilmus, et ikka tuleb sama kogus vilja jahuks jahvatada ja ikka tuleb samad põllud ära künda, et ega põlde ka kuskilt sellepärast juurde ei tule, et nüüd on meil traktor. Ja kokkuvõttes ongi niimoodi, et me oleme lihtsalt maksustatud. Et me teeme kõike seda sama, mida me enne tegime. Me ei küna rohkem põlde, me ei jahvata rohkem jahu, aga küll aga on meie väljaminekud suurenenud. Me maksame traktori soetamise eest ja regulaarselt pideva kuluna lisandub siis bensiini ostmine või siis elektri ostmine, eks ole, ja ongi kõik, et see on kõik illusioon. Et kasu saavad sellest ainult elektri- ja bensiinitootjad, eks ole. Või võtame sellise klassikalise näite, et sellest majandusmaailmast või börsimaailmast, et kunagi palju aastaid tagasi Hollandimaal vist puhkes suur buum, et tulpidega pidi olema hea äri teha. Ja kõik hakkasid endale muudkui tulbisibulaid ostma ja muudkui tulpi kasvatama aga lõpuks oli neid tulpe nii palju, et tulpide hinnad mitte enam ei tõusnud, vaid langesid, sest lihtsalt kui neid on nii palju, siis nad antakse lõpuks ju pool muidu ära, et midagigi saada oma töö eest. Ja moraal oli see, et rikkaks said, mis te arvate, kes, mitte tulbikasvatajad, vaid tulbisibulate müüjad, eks ole. Ja täna on need tulbisibulate müüjad, need samad elektri- ja naftatootjad ja
ja nii meid siis mõnusasti nagu lüpstakse. Suurendage välja lüpsi. Ja miks ma sellest kõigest üldse peaksin rääkima sellises, enda meelest vähemalt vaimse kallakuga videoblogis. Aga see on natuke vaimse kallakuga teema, sellepärast et selline tehnoloogiline võidujooks, see ei soodusta vaimset elu. Nagu ma juba sissejuhatuseks ka ütlesin, et lihtne elu ja ülev mõtlemine, et see on vaimse elu printsiip, et mitte mingit kahju ei saa me sellest, kui me elame samamoodi, kui inimesed elasid 1000 aastat tagasi. Käime käsitsi, harime oma põldusid, künname härgade ja hobustega ja elame lihtsat elu ja ei pea ostma kallist poest orgaanilist toitu, sest kõik toit ongi orgaaniline, sest vaadake, kui me traktoritega künname, siis kõik need bensiinijäätmed ja muud jäätmed ja traktor on ise ka üsna halb tegelikult põllule, sest see mass tegelikult mõjub pinnasele halvasti, et hobused, lehmad selles mõttes on palju nagu viisakamad põllu suhtes, rääkimata sellest, et neist ei tilgu õli, et neist tilgub hoopis väetist sisuliselt. Et nii ta on, jah. Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ennustan, et tegelikult emake maa meile sellise üllatusega varsti valmistab, et ta raputab Homo sapiensi nimelised satikad enda pealt nagu suures osas maha, et järgi ma arvan, et jäävadki sellised inimesed, kes siin elavad selles riigis, kes oskavad loodusega hästi läbi saada, emakest maad vägistamata. Need toidud, mis ma olen siin söönud, käsitsi kasvatatud kõik, see on lihtsalt ime, mul ei ole sõnu. Nad võib-olla natuke liialdavad tšilliga, aga me palusime teha ilma tšillita ja tänu sellele me saime selle tšilli illusiooni nagu loori tagant välja ja saime maitseda tõelist Bengalimaa kööki. Et mis ma ütlen, Bengalimaa või Eestimaa, et siin vahet ei ole tegelikult, et kui toit on puhas, kui toit on ilma kunstlike aineteta kasvatatud, siis ta lihtsalt annab jõudu ja energiat, et erinevalt restoranitoidust, et kui te olete käinud kuskil eriti kiirtoidu kohtades söömas, siis see toit täidab mao ära, ta annab täiskõhu tunde, aga ega ta midagi muud ei anna, et mingi imeväikeses koguses mingisugused kalorid, mingisuguse energia sealt võid saada, aga see ei ole selline väga värskendav ja kindlasti ei aita vaimset elu elada, et tegelikult toidu valmistajast ju sõltub väga palju, et kui toitu valmistatakse armastusega, nagu vanaema teeb pannkooke, eks ju, siis see armastus on pannkoogi sees. Aga kui inimene teeb seda nagu liinitööna tehases kuskil, topib kilusid karpi või mida iganes ta siis seal nii-öelda toidu nimetuse all valmistab, kui selle ainsaks motiiviks on raha teenida ja mõtted on tal kusagil mujal hoopis oma korteri remondil või sellel, kuidas lastel koolis läheb, see toit ei ole tegelikult söödav, et ma olen ammu sellisest toidust loobunud. Ja tegelikult on veel üks toidukategooria on ju täitsa masinaga valmistatud toit, et inimest üldse enam vahele ei ole, et masin toodab tänapäeval paljusid asju. Ja seal polegi muud, kui seal ongi selline masinlik energia sees. Selles ei ole elu. Ja inimesed on unustanud, et toit ei pea mitte toitma ainult keha, vaid ka vaimu. Täna seda nagu ei teatagi, et mis asja vaimu ka peab toitma, kuidas seda toidetakse. Aga proovige siis süüa toitu, mis on ikkagi puhas, orgaaniline, mida ei ole valmistanud masinad ja te näete, et enese tunne paraneb ja seisund on hoopis teine. Ja võt sedasi ta on, et näitan teile ka võib-olla natukene seda ümbruskonda siin video pealt, et selline kena päikeseloojang, istun väikese templi katusel ja linnud laulavad, templist tuleb vaikset mantramuusikat. Ja ehkki elu on selline, nagu ta oli tõesti 1000 aastaid tagasi siin, on siin see keskkond on soodne vaimseks eluks. Ja
ja siin on rahu. Et need, kes on Indias käinud, teavad, et Indias nagu ei leia eriti nagu rahu, et seal on igas väikeseski külas tohutu motorratlaste armee ja kõik sõidavad signaal peal. Siin seda ei ole. Et see on see, mida mina naudin ja kõik tuleb otse loodusest, et siin kasvavad fantastilised puuviljad ja isegi jook tuleb puu otsast, kookospalmide otsast, eks ole, ja neid ma teile siin kohe ka näitan. Aga nii palju siis tänaseks, et küllap ma jätkan sellise kuidas öelda, majanduse või põllumajanduse teemal ka kunagi. Aga lähemates postitustes on juttu ikkagi rohkem siis sellisest ütleme filosoofiast. Ja seniks siis kõike head ja kohtumiseni. Vande